Tere! Mina olen doktor Andres Lehtmets, erialalt psühhiaater, Tartu Ülikooli kliinikumi psühhiaatriakliiniku juhataja ja vanemarst õppejõud ning täna tahan ma teile rääkida arstitööst. Kui kaua oled arstina tegutsenud ja kuidas antud valdkonda jõudsid? Mul täitub sel aastal arstina töötamist 35 aastat. Ma astusin Tartu Ülikooli arstiteaduskonda 1988. aastal, kui oli veel teine riigikord. Ja sellel ajal keskkooli lõpetamisel pidi siht olema selge, sest ülikooli sissesaamine tähendas seda, et ei pidanud minema Vene sõjaväkke. Mis sulle meeldib sinu töö puhul? Arstiamet on üks loomingulisemaid ameteid üldse elus. Seda tuleb palju õppida ja seda õppimist peab jätkuma elu lõpuni või vähemasti karjääri lõpuni, aga ta pakub palju emotsionaalselt ja kindlasti on selles üksjagu sellist pinget, mis aitab päevi võib-olla paremini täita. Kellele sobib arsti elukutse? Arsti elukutse eeldab head pingetaluvust. Seda treenitakse muidugi juba arstitudengite peal, kes peavad oluliselt rohkem õppima kui teised tudengid nende ümber. Arst peab kindlasti olema empaatiavõimeline, suutma mõista inimesi, kes on haiged, kellel on halb olla. Aga ma arvan, et arst peab olema ka üle keskmise intelligentne, muidu lihtsalt läheb vägagi raskeks. Kui kaua õpitakse arstiks? Põhiõppe kestab 6 aastat ja selle järel saab arst kätte üldarsti kutse. Enamus arste õpib siiski edasi ja spetsialiseerub residentuuris 3-5 aastat. Selle järel saab ta juba eriarsti kutse ja võib spetsialistina tööle asuda. Millised on karjäärivõimalused peale kooli lõpetamist? Peale residentuuri lõpetamist asub eriarst reeglina ikkagi omal erialal tööle. Neid erialasid on erinevaid, laboriarstist kirurgini, perearstist administratiivarstini ja enamasti töötataksegi oma erialal pikalt, kuigi on ka juhuseid, kus inimene vahetab eriala või töötab kuskil mujal valdkonnas. Mina näiteks olen elus töötanud palju administratiivarstina ehk siis peaarstina, vahepeal jällegi oma põhierialal psühhiaatrias ja hetkel olen tagasi haiglat juhtimas. Kui ma õpin arstiks Eestis, kas siis saan töötada ka välismaal? Eestis omandatud arstidiplom annab kogu Euroopa Liidu piires õiguse arstina tööd teha. Selles mõttes on arsti eriala erandlik, aga selle aluseks on tööjõu vaba liikumise direktiiv ja see on kehtinud meil juba sellest ajast, kui Eesti Euroopa Liitu sai. Selles mõttes on arstidel tõepoolest uksed lahti kogu Euroopa Liidu piires. Miks otsustasid psühhiaatria eriala kasuks? Tõtt öelda oli psühhiaatria mulle huvitav juba ülikooli astudes. Psühhiaatria erineb mõneti teistest arsti erialadest. Seal on vähem selliseid täppisuuringuid, aga märksa rohkem loomingulisust ja see eriala areneb võib-olla rohkem kui teised erialad. Eri suundades, aga see teebki selle huvitavaks. Mis on sinu töö puhul kõige keerulisem? Eks igas töös on oma raskeid momente. Arstil on kindlasti see, kui sa mõne patsiendi kaotad. Need on emotsionaalselt väga rasked hetked. Aga ma ütleks ka seda, et arstiks õppides pead sa arvestama, et töötada tuleb pikalt ja palju. Et kui on juba arstiks õpitud, siis see amet ikkagi võtab sult väga palju, ta annab ka palju muidugi tagasi. Milline on arsti töögraafik? Arsti töögraafik võib olla väga erinev. Arstid, kes töötavad suurtes haiglates, eriti vastuvõtuosakondades ehk EMOdes, sisuliselt valveid ainult teevadki. Siis on olemas arstlikke erialasid, kus töö on rohkem planeeritav. Ka psühhiaatri eriala on selline, et sul on enamus patsiente siiski plaanilised patsiendid. Paraku tuleb arvestada ka sellega, et plaaniline töö on suhteliselt väsitav. Et nii mõnedki minu kolleegid hea meelega teevad rohkem valveid kui igapäevast rutiinset plaanilist tööd. Lisaks arstidele töötavad haiglas ka medõed. Räägi meile natuke nende tööst. Tänapäeva meditsiin on suures osas meeskonnatöö. Arstiamet võib tunduda glamuurne, kuid arvestatava ja sageli otsustava osa teevadki ära meditsiiniõed. Õeharidus on aastatega muutunud ja tänapäeval ulatub see välja kuni magistri tasandini. Paljud õed teevad pärast magistri kraadi kaitsmist iseseisvat vastuvõttu ja nad ongi spetsialiseerunud eriõed. Kas arstitööga saab rikkaks? Arstitööga väga rikkaks ei saa, aga arstid teenivad tänapäeval juba piisavalt hästi. Selle taga on üksjagu palju tööd ja kindlasti ka pingutust.
Ma kindlasti ei soovita raha mõttes arstiks hakata, et raha tuleb lihtsamalt mujal kätte. Aga kindlasti ei pea arst nagu leppima väga näruse rolliga ühiskonnas ja tänapäeval enamus neist on piisavalt heal järel. Kas lisaks arstidele ja õdedele on tänapäeva meditsiinis veel erialasid, mida soovitaksid õppida? Meditsiinis on erialasid üksjagu palju. Et esimese hooga tuleb mulle meelde näiteks füsioterapeudiks spetsialiseerumine, mis on ka kõrgkooli tasandil õppe. Meil õpetatakse radioloogiatehnikuid eraldi, mitmeid muidki tehnilisi erialasid. Et tegelikult tasub täiesti ringi vaadata, kui meditsiinivaldkond tõmbab, aga võib-olla otseselt arstitöö ei huvita. Kas erameditsiin on tulevik? Eesti tervishoid on seni olnud rajatud solidaarsele kindlustusmudelile. Erameditsiini osakaal siiski kasvab tulevikus. Seda erinevatel põhjustel. Meditsiin läheb kallimaks, inimesed on huvitatud lisateenustest, mida solidaarne meditsiin ei suuda pakkuda, kuid ma arvan, et Eestis ei saa erameditsiin kunagi olla prevaleeriv. Me oleme selleks liiga väike riik ja me oleme paraku selleks ka liiga vaesed. Kui hea on Eesti meditsiiniteenus võrreldes maailma keskmisega? Kui me võtame aluseks selle, milline on meditsiini rahastus, siis ma arvan, et me oleme maailmameistrid. Ehk siis me teeme selle raha pealt suurepärase tulemuse, mis meil kasutada on. Eestile panevad piirid ette Eesti väiksus. Ehk siis on teatud valdkondi, milles me ei saagi väga tublid olla, sest meil on lihtsalt liiga väike rahvastik. Ja on asju, mida tuleb paratamatult teha välisriikide kliinikutes. Anna üks soovitus noorele, kes soovib õppida arstiks. Kui sa oled valmis kogu selle stressi ära taluma ja kui sul on piisavalt kirge, et õppida arstiks, siis tere tulemast, kolleeg!